Tere kõigile Euroopa Parlamendis Brüsselis, mul on rõõm teid tervitada nädala kokkuvõtte aeg, mis on toimunud siin. Ja toimunud on väga palju huvitavat, kuna meil oli plenaaristungite nädal, kus olid siis debatid, hääletused. Veel isegi praegu on tulemas üks hääletus veel poole tunni pärast. Kell on siin hetkel 4 kohaliku aja järgi, kell on siis praegu 5 Tallinnas ja tulevad viimased hääletused. Kuid saame kokku võtta, mis on nädala jooksul toimunud. Ma alustaks kohe väga huvitav infoga, mis peaks kõigil panema kõrvad kikki ja loodetavasti ka see informatsiooni edasi jagama oma tutvusringkonnaga sotsiaalmeedias. Nimelt kurikuulus Delfi päevalehe faktikontroll. Nagu te kindlasti kõik paljud teate, siis vahel Delfi ja päevaleht teostavad tõelist faktikontrolli, et avastada siis valeväiteid, fake news, võltsuudiseid ja valet. Ja siis nad üritasid sama teha minuga jälle, kui ma eelmisel nädalal, kui oli väliskomisjoni istung, teemaks oli olukord Lõuna-Aafrika riikides, ehk siis Mosambiigis, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja mis riigid seal kõik seal puntras all on. Ja mina käsitlesin teemat, milleks on siis konkreetselt valgete vastane rassism Lõuna-Aafrika Vabariigis, kus põhimõtteliselt inimesed tapetakse nahavärvi alusel, vägistatakse perekondade kaupa, rünnatakse farme, kus farmerid on valged. Need mõrvad on palju brutaalsemad valgete vastu, kui on seda mustade vastu. Ja ma tõstasin küsimuse, et miks selle Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon absoluutselt mitte midagi selle nimel teinud, et sellist rassismi peatada, et me räägime siin samal komisjoni istungil küll kliimaprobleemidest, töötuse probleemidest, majandusprobleemidest, aga mitte keegi enne mind ega peale mind ei räägi sellest, et kuulge, et inimesed tapetakse nende nahavärvi alusel. Et kui mõni narkomaan USAs maha lüüakse, kes on musta värvi, siis kogu maailm protestib, põletakse ärisid maha, linnad hävitatakse maha justkui nii-öelda heal eesmärgil, aga seal ei huvitse mitte kedagi. Ja ma väitsin siis tõesti, et ühiskonnas 8% vähemus on valged. Ma väitsin, et rohkem tapetakse proportsionaalselt valgeid, sest kui ühiskonnas 8% on valgeid, aga näiteks kui kõikidest tapetutest 30-40% on valged, siis ilmselgelt proportsionaalselt vaates on tegemist suurema valgete vastase vägivallaga ja kuritegudega. Ja lisaks väitsin seda, et Euroopa Liit ei ole mitte midagi teinud. Ja siis eelmise reede pärastlõunal kirjutas mulle üks noormees Eesti väitlusseltsist, kes ütles, et ta teeb kaastööd siis päevalehele Delfile seoses faktikontrolliga ja sooviks üle kontrollida mitmed väited, mida ma ütlesin 17. märtsil komisjoni istungil. Ja tõis välja need 3 väidet, mida nad siis suutsid tuvastada, et 8% ühiskonnast on valgete vähemus, et valgeid tapetakse proportsionaalselt rohkem ja et sel aastal on toimunud juba üle 70 rünnaku farmide vastu ehk keskmiselt 1 rünnak päevas ja et Euroopa Liit ei ole mitte midagi teinud. Ja ta küsis minu käest, et kuna ma väitsin, et ma just tutvusin statistikaga ja andmetega, et kus see statistika saadav on, et kas ma võiksin seda jagada. Ja et kontrollida üle need väited, et kuidas ma neid selgitan. Ja mina vastasin kohe. Ma võtsin ühendust oma väga hea abilisega, kes töötab minu heaks ja Eesti delegatsiooni heaks, kes on sündinud ja kasvanud Lõuna-Aafrikas. Ta on siis see nii-öelda valge afrikaan, kes ongi just pagulane Euroopas, elab Belgias, töötab Euroopa Parlamendis väliskomisjonis minu heaks, hästi tore naisterahvas, ta on ka abielus afrikaani mehega, neil on toredad lapsed ja temal on olemas spetsiifiliselt täpne info. Ja ta andis mulle siis infot, ja mida ma siis edastasin selle faktikontrollijale. Et ma sain infot, et näiteks Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsus ei tee eraldi statistikat mõrvade puhul, et kas tapetu oli valge või must. Kõikides muudes valdkondades tehakse statistikat. Näiteks töötuse määr, kui palju on töötuid valgete seas, kui palju mustade seas. Kui palju maad kuulub valgetele, kui palju mustadele. Sissetuleku määr näiteks, kui palju teenivad keskmised valged, kui palju mustad. Kõik eristatakse rassi alusel. Aga ainult üks valdkond, mida ei eristata, on isikuvastased kuriteod. Ehk mõrvad, farmide rünnakud, vägistamised. Seal pannakse kõik ühte patta, et ei oleks rassismi. Kuid sellest hoolimata on olemas sellised vabaühendused ja ka farmerite liidud Lõuna-Aafrikas, kes siis teostavad väga spetsiifilised uuringut ja analüüse. Ja minu abiline siis saatis mulle kogu see informatsiooni edasi, põhjalike analüüsidega, kõigi statistikaga, kõigega. Ja ma edastasin kogu see informatsiooni ilusti faktikontrollijale. Palun, siin see on. Siit tulevad minu väited, mis on tõesed, sest see on tõestatud nii ja niipidi. Kuid ametlikult Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsus ei kogu statistikat ja ei pea olema just väga suur ekspert aru saamaks, miks nad seda ei tee. Ja see faktikontroll pidi ilmuma nädalavahetusel. Ootan minu laupäeval, ootan mina pühapäeval. Pühapäeva õhtuks ei ole mingit faktikontrolli. Esmaspäeval siis saadan viisakalt kirja sellele noormehele, et kas see ilmub millalgi.
ja ta vastas mulle, et jah, et suur tänu huvi tundmast, et see rõõmustab teda väga, kuid kahjuks ei oska isegi tema öelda, kas see ilmub ja millal ilmub, sest seda materjali, mis ma edastasin, on niivõrd palju, et see läbi töötada. Ja et see tõesti väga ajamahukas. Lisaks sellele Päevaleht ja Delfi ei soovi avaldada väga pikki analüüse, sest inimesed ei viitsivad lugeda. Ja mul oli see, et oota, vabandust. Te tahtsite teha faktikontrolli, kuid nüüd on justkui materjali ja analüüsi jaoks statistikat liiga palju, et leida tõde, et kas minu väited valgete vastast rassismist on tõsi või ma kohutavalt valetasin. Ilmselt faktikontrolli ei ilmunud ja seetõttu see on selline hea näide, kuidas tegelikult toimub faktikontroll. Kui nad saavad aru, et tegelikult ma räägin õigust, siis me lihtsalt ei kuva seda, sest me ei saa ju öelda, et Jaak Madissonil oli õigus, kui ta väitis, et proportsionaalselt tapetakse rohkem valgeid selle nahavärvi pärast ja et Euroopa Liit ei tee mitte kui midagi. See on selline nii-öelda tore koomiline fakt, mida ma tahtsin teile kindlasti edasi anda. Teine teema, mis on siin nädala jooksul toimunud, on nimelt debatt läbi veebi, läbi Zoomi. Esmaspäeval toimus siis Eesti Ajakirjanike Liidu poolt korraldatud arutelu teemaks vaenukõne ehk vihakõne, kus oli siis mind kutsutud justkui nii-öelda ekspertide paneeli sinna rääkima. Lisaks minule teine Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand sotsialistide fraktsioonist ja ka justiitsminister Maris Lauri. Ja peamine auditoorium oli seal ligi 30 ajakirjanikku erinevatest väljaannetest. Ja teemaks oli siis vaenukõne ja vihakõne, et kas seda on vaja, miks seda on vaja, mis on selle ohud. Ma kirjutasin selle kohta hästi pika analüüsi ja ülevaate sellest debatist ka oma sotsiaalmeediakanalites Facebookis nii isiklikul kontol kui ka fännilehel. Ma loodan, et te olete seda lugenud. Kui olete lugenud on hästi, siis te juba teate, mis seal toimus. Kuid kes ei ole seda veel lugenud, siis minge vaadake. Kuid ma lühidalt, et aega kokku hoida, võin anda edasi, et see, mis seal toimus, oli ehtne selline poliitiline, ideoloogiline kampaania. Et kui mina räägin puhtalt juriidilistest faktidest, probleemidest, et kui me hakkame laiendama karistusõigust ja kriminaliseerime uusi kuritegusid väga laiali valguvate mõistedega, nagu näiteks ohuks avalikule korrale. Näiteks, kui ma ütlen midagi vaenulikku mingi ühiskonnagrupi vastu, et kõik punapead tuleks panna kuskile kinnisesse laagrisse ja kui see ohustab nüüd avalikku korda, siis põhimõtteliselt võib mind kinni panna aastaks kuni 3 vangi. Aga kes hakkab siis defineerima, et kas see on reaalne üleskutse vägivallale? Kas ma mõtlesin seda tõsiselt? Äkki ma tegin nalja? Et kui me hakkame tekitama sellise olukorra, kus on väga palju võimalik sisustada vastavalt oma maailmavaatele, näiteks politsei ja prokuratuuri poolt, siis see on juba ohuks inimeste vaba sõnakasutusele. Küsimust ei ole ju selles, eks ole, et kas me peaksime karistama inimeste tegevust, mis tõesti on ohuks kellelegi elule, tervisele või varale, loomulikult, aga see on karistav täna. Et see ei ole muidugi vastuvõetav, kui keegi ütlebki, et me lööme selle inimese maha, sest ta mulle lihtsalt ei meeldi või mulle ei meeldi, sest ta on paks. Või mulle ei meeldi paksud, nad kõik tuleb ära hävitada ja kui ta reaalselt hakkab selle nimel töötama, et seda oma ähvardust ellu viia, siis see ongi ohuks julgeolekule, loomulikult. Aga see on juba täna karistatav. Aga mida räägivad Maris Lauri ja Marina Kaljurand, ma absoluutselt aru ei saa, et kus need inimesed nagu on kukkunud, kas kuu pealt või päikese pealt, et seal pole mitte mingisugust loogilist seletust, mida tähendab avalik korra mõiste, mis asi on vihakõne, kes selle defineerib, kust jookseb vihakõne, kust jookseb solvangu piir, kust jookseb lihtsalt ütleme matslik sõnakasutus või kellegi ebaviisakas kommentaar Facebookis reede õhtul täis peaga kirjutatud, kus see piir jookseb ja seda nad seletada ei oska. Küll aga tahame kriminaliseerida kõike, et kui öeldakse midagi, mis mulle ei meeldi, paneme kinni. Ja ma arvan, et see on kõige ohtlikum, kui poliitikud, kes absoluutselt mitte midagi ei tea karistuspoliitikast, õiguspoliitika alustest, nad ei oska defineerida terminite tähendusi, nad ei oska lahus hoida erinevaid tähendusi, siis nemad on kõige ohtlikumad, kes oma täiesti pimesi infantiilsuses ja nagu ideoloogilises mullis võivad teha väga-väga palju kurja ühiskonnale. Ja see on ajaloos juhtunud, eriti sotsialistidega muidugi, kes ju ka tegid toreda kriminaalkoodeksi, mille eest võisid kinni minna, kui oli ühiskonna ohtlik kuritegu. Kui ütlesid midagi siis proletariaadi või talupoegade kohta, siis pandi vangi, sest sa olid kodanliku klassi esindaja ja ohuks ühiskonnale. Et see on väga ohtlik tendents, kuhu me liikuma hakkame. Rääkimata muidugi Marina Kaljuranna mingitest väidetest, et mingid grupid pidid tundma ennast nagu diskrimineerituna Eestis. LGBT grupid ei tundma ennast diskrimineerituna. Ja siis ma üritasin talle seletada justkui väikesele lapsele, et vaadake, et diskrimineerimine on hoopis teine teema. Too mulle üks näide, kus tõesti inimene on lahti lastud tööst, vallandatud töökohast sellepärast, et ta kuulub näiteks kuskile gruppi või ta on gei. Kas neid juhtumid on? Kui on, kas on olemas kohtukaasuseid? Kas on mindud kohtusse? Räägime faktidest. Aga see, et kedagi diskrimineeritakse
tema nii-öelda välimuse pärast, ei ole alus selleks, et me hakkame rakendama mingisugust vihakõne seadust, mille alusel võib öelda, et näete, kui ma tõin ka oma näite seal debatis, et kui ma nüüd ütlen, et mulle ei meeldi, kui samasoolised lapsendavad lapsi ja tellivad neid kuskilt Ameerika Ühendriikidest või Ukrainast või Venemaalt nagu inimkaupa, nagu e-based tellivad lapsi, mulle ei meeldi see. Siis kui nemad nüüd tunnevad justkui, see on diskrimineerimine, ma tunnen ennast halvasti, see Madison ütles mulle nii koledasti, muidugi nad tahaks mind vangi panna. Marina Kaljurand tahaks ka mind vangi panna. Mis sa siin ennast arvad? Sa hakkad midagi halvasti ütlema LGBT kohta. Et see on lubamatu. Aga nemad võivad ju loomulikult öelda, et laste huvid ei ole olulised. Minu huvid on olulised. Mina egoistina tahan tunda ennast täisväärtliku perekonnana ja sina pead aktsepteerima minu nii-öelda haiglast nägemust ühiskonnast või perekonnast. Et see ongi hästi ohtlik olukord, kus me oleme nagu jõudnud ja ma üritasin nagu selgitada nii-öelda tervemõistlikult, et miks ei saa midagi kriminaliseerida sõnakasutust, kui see lihtsalt sulle ei meeldi. Sulle ei pruugi palju asju meeldida, mulle ka ei meeldi, aga ma aktsepteerin Marina Kaljuranna või Maris Lauri õigust öelda, mida nad arvavad. Ma ei taha need vangi panna selle pärast, aga ma eeldan, et sama aktsepteerivad ka nemad oma oponentide suhtes. Ja kolmas teema sel nädalal on olnud loomulikult siis kurikuulus koroonapass. Ehk siis Euroopa Komisjon on tulnud välja kavaga luua ühtne digitaalne pass, mis tõestab, et sa oled vaktsineeritud või et sul on läbi tehtud viimati testimine, negatiivne test, või et sa oled viiruse läbi põdenud ja tänu sellele on sul olemas antikehad kehas. Ja eile oli meil selle kohta siin debatt, selle üle ka hääletatakse nüüd parlamendis ja ma ütlen kohe, et ma olen selle vastu, aga see ei tähenda, et ma oleksin põhimõtteliselt vastu vaktsineerimisele. Et ma tean, et see on tekitanud palju paksu pahandust ja paksu verd paljude meie toetajate seas ja minu jälgida seas, et justkui ma olen siin mingisugune propagandist ja olen mingi lobitöö tegija vaktsiinitootjatele, et ei, ma ei ole kindlasti. Mina vaatan puhtalt fakte, et mina vaatan puhtalt teaduslikke fakte, et kas kasu on suurem kui võimalik kahju. Ja nii kaua, kui ma olen veendunud, et kasu on suurem kui kahju, siis ma arvan, et see on hea. Ja see ei ole mitte üldse koroonavaktsiiniga seoses, vaid üleüldse vaktsiinidega seoses. Et kas lastehalvatuse vastu või kollapalaviku vastu, et kui teaduslik on tõestanud, et jah, see rohkem päästab elusid, kui tapab inimesi, siis see on mõistlik. Aga siin on oluline teine nüanss, mis puudutab Euroopa Liidu soovi nüüd kuidagi hakata enda alla koondama isikuandmeid. Kas sa oled vaktsineeritud, kas sa oled läbi põdenud? Aga ma ütleks selle peale, et Euroopa Komisjonile, mis teie asi on? See on liikmesriigi asi, see on meie Sotsiaalministeeriumi asi omada andmeid minu kohta, mitte Euroopa Komisjoni asi. Teiseks, lahendus on juba olemas. On olemas meil rahvusvahelised kollased vaktsiinipassid, mis on ka minul olemas. Sinna on märgitud mul kõik vaktsiinid, kas kõikide nii-öelda malaariate või palavike vastu, mida on vaja tihti reisimiseks kuskile Afrikasse. See on olemas mul juba. Miks te leiutate jalgratast? Mis tegelik eesmärk teil on? Ja kui te väidate, et siis on lihtsam tõestada, et sa oled viirus läbi põdenud või et sul on test tehtud, siis ka see on juba olemas. Praegu on olemas rahvusvahelised sertifikaadid, mis tõestavad, et sa tegid vähemalt viimase 72 tunni jooksul negatiivse koroonatesti. Näitad selle lennujaamas ette, lennukile minnes, olemas. Lihtsalt, mida meil vaja on vaja ühtset võib-olla blankettvormi, mida saaks liikmesriikides kasutada arstid, et anda sulle välja tõend, et sa oled tervenenud koroonaviirusest. Seda on vaja, mitte midagi muud. Ma selle kohta kirjutasin ka arvamusloo Postimehes, täna hommikul see ilmus, kindlasti lugege läbi see, seal ma olen selle kõik nii-öelda ära põhjendanud, miks ma ei toeta seda plaani ja ideed. Sest et see võib lihtsalt viia järgmise sammuni, kus Euroopa Komisjon ütleb, aga kuulge, et näete, kui see valdkond on meie käes juba, mis puudutab terviseandmete nii-öelda kogumist või mingi probleemi lahendamist, aga andke ka mingi teine valdkond. Ja minu arvamus see, et mida vähem Euroopa Komisjon uusi volitusi võimu juurde saab, seda parem meile kõigile. Ei ole vaja neile anda mingisugust uut volitust, sest see lahendus on juba täna olemas. Seetõttu ma kaitsen nagu iga inimese õigust vabalt otsustada, kas sa tahad ennast vaktsineerida või mitte. Kuigi ma isiklikult usun, et vaadates kas või uuringud, siis enam inimesi soovivad vaktsineerida. Ja mulle isiklikult teeb see head meelt, sest seda kiiremini saab ka selle viirus alla. Aga ma absoluutselt olen vastu sellele, et hakatakse suruma või kuidagi survestama, et näed, et palju mugavam on see, kui sa oled vaktsineeritud, siis saad endale mingi vaktsiinipassi märke, et sul on vaktsiin keres, saab paremini reisida, et ei, kuulge, see läheb juba üle piiri. Et see on asi, mida ei ole vaja teha, sest see jällegi hakkab diskrimineerima inimesi, kes põhimõtteliselt kas tervislikul põhjustel ei saa vaktsineerida või nad lihtsalt ei soovi seda teha. Ja räägivad sellest, et inimesi hakatakse vallandama kuskilt Olereksist selle pärast, et nad ei soovi vaktsineerida. Et see on täiesti vastuvõetamatu, et hakatakse tegema justkui nii-öelda pool survet, et näed, et ei, sa ei pea muidugi vaktsineerima, aga ei saa kaotada töökoha. Keegi ei sunni sind vaktsineerima, aga otsi uus töökoht. See ongi survestamine ja seda tuleb igati vältida.
ja ma usun, et ka tegelikult Eestis vähemalt on piisavalt palju vastuseisu sellele, et ei oleks mingisugust poolsunduslikku vaktsineerimist, vaid see peab olema vabatahtlik, aga samal ajal peab olema võimalus kõigil ennast vaktsineerida, kes seda vähegi soovivad. Nagu minul näiteks. Mul on 1 doos käes juba 3 nädalat tagasi. Seniks aga ma soovin teile kõigile ilusaid kevadpühi, lihavõttepühi, ülestõusupühi. Järgmise 2 nädala jooksul siit kokkuvõtet ei tule, kuna meil on nüüd justkui need ülestõusupühad siin Euroopa Parlamendis. Ma olen Eestis järgmise 2 nädalat, kuid ma väga hoolikalt jälgin loomulikult, mis arengud on siin seoses selle vaktsiinipassiga, mis arengud on Eestisse, Eesti valitsusega ja kui vahepeal midagi väga olulist on, siis teeme jällegi kiiresti mingeid infoülevaateid videotega või sotsiaalmeedia postitustega või minu kodulehel jaakmadissa.ee. Jälgiga kindlasti ka seda. Seniks aga taas kohtumiseni, nägemiseni, kuulmiseni. Olge terved ja nautige saabuvat kevadet.